Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Tervist! Minu nimi on Einar Laigna, Roomakatoliku kiriku teoloog. Meie tänane teema on kirikust. Selle alguseks ma loen Matteuse evangeeliumi 16. peatükist alates 13. salmist. Aga kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea rajale, küsis ta oma jüngritelt ning ütles: keda ütlevad inimesed mind inimese poja olevat? Nemad ütlesid: mõned ütlevad sind olevat ristija Johannese, teised Eelia, aga teised Jeremiia või ühe prohveteist. Tema ütles neile: aga teie, keda teie mind ütlete olevat? Siimon Peetrus vastas ning ütles: sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Jeesus vastas ning ütles temale: õnnis oled sa, Siimon, Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid mu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle ka, sina oled Peetrus, ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku, ja surmavalla väravad ei võida seda. Ma annan sinule taevariigi võtmed, ja mis sa maa peal seod, see on taevas seotud. Ja mis sa maa peal lahti päästad, on ka taevas lahti päästetud. See oli siis kuuldud kirjakoht Matteuse evangeeliumist. Aamen. Tänane teema on ju väga sügav ja puudutab nii paljusid asju Euroopa, inimkonna ja üksikute inimeste elus ja ajaloos. Kui kuulata seda, mida Eestis kas meedias, ajakirjades, ajalehtedes või raadiosaadetes räägitakse religioonist, siis võib ainult ühe kokkuvõtliku sõna öelda: see on üks suur asjatundmatus, diletantlus. Ja kummaline asi on elus, et kui igas erialas on nõutav, iga eriala puhul, et sellest erialast räägivad oma eriala spetsialistid, siis millegipärast arvatakse, et religioon on niisugune teema, millest igaüks võib rääkida, mis talle pähe tuleb, ja sealjuures kõik on veendunud, et nemad on ainukesed ja lõpliku juurteni ulatuva tõe omajad ja kõigest asjadest arusaajad. See religioosne pilt on Eestis kohutav, absoluutne segadus ja diletantide möllumaa. Nii et neid raadiosaateid, kui kuulad jälle, kui jälle hakkab mõni tark seletama ja kindlasti teab ta kõike ka kristlusest, siis kuidas üks rahvast, kes peab ennast harituks ja väga targaks rahvaks, nagu eestlased üldiselt peavad, võivad endale lubada täielikku harimatust nii olulises küsimuses ajaloos, nagu seda on religiooni küsimus. Ei ole ju ühtegi kultuuri sündinud maailmas, mis ei oleks tegelikult religioossete vahekordade elluviimine sotsiaalses elus. Läheme täpsemalt teema juurde. Mis on kirik? Kõigepealt üks tähelepanek, et tõlgetesse, mis puutub. Tavaliselt eestikeelsetes tõlgetes me sõna kirik ei ole leidnud, vast viimastes tõlkeparandustes. Siin on ka minu suured teened, kes ma selle üle olen palju poleemikat teinud, et õige sõna ei ole mitte kogudus, vaid kirik. Kogudus tähendab üksikkogudust, kirik tähendab midagi suurt ja üldist, mis seob endasse kõik üksikkogudused. Teine märkus on see, et väga paljudest käsitlustes räägitakse kirikust kui institutsioonist, mis on tekkinud, ma rõhutan sõna tekkinud, päris pika aja jooksul ajaloos ja nagu oleksid selle Rooma võimud välja mõelnud kuskil psühholoogilise sõja
stuudios või laboratooriumis ja siis hakanud seda ellu viima, vaid Matteuse evangeeliumi 16. peatükk ütleb selgelt, kirik on rajatud oma rajaja poolt, kelleks on Jeesus Kristus ise. Ta rajab institutsiooni ja see institutsioon on algusest peale rajatud hierarhilises korras. Piiskopid, preestrid, diakonid, subdiakonid, lektorid, ekoliitid, kõik see, mis ühes hierarhias on. See on võrreldav armeega, sõjaväega, kus on samuti kindralid, kus on kõrgemad ohvitserid, vanemohvitserid ja nooremohvitserid, allohvitserid, reamehed. Igas hierarhilises süsteemis ja kuna maailm on hierarhiline ja universum on hierarhiline ja tõed on hierarhias, siis ei saa Kristuse kui Jumala poja poolt rajatud institutsioon ajaloos olla ka mitte mingisugune koosolek, kus kõik läbisegi karjuvad, nii et millestki midagi aru ei saa, vaid seal valitseb kord ja see kord on seatud nimelt hierarhilise korrana, subordinatsiooni korras, nagu seda näiteks armeedes, kaitseväes öeldakse. Peale selle Johannes evangeeliumi 17. peatükis palvetab Kristus ülempreesterlikus palves, mis on kokkuvõetav lühidalt ühte lausesse, et nad kõik üks oleksid. Seega Kristus on rajanud ühe kiriku, mon eklesian, nagu kreekakeelses tekstis on, minu ühe kiriku. Ei ole kasutatud mitmuse vormi, et ma rajan oma kirikud, vaid ühe kiriku. Ja selles ühes kirikus on ta seadnud kindla korra. Ja on loomulik, et selles subordinatsiooni korras peab olema ülemus. Lennukis ei ole kahte komandöri, riigil ei ole kahte presidenti. Üheski riigis pole olnud korraga kaks kuningat ja kui on pretendente kuninga troonile, siis tulevad segadused ja sõjad. Ainult üks saab olla see, kes valitseb. Perekonnal ei saa olla mitut pead, vaid ainult üks. Kui seal on neid rohkem, siis selle perekonna nimi on tüli ja riid. See on niivõrd lihtne, see on niivõrd selge ja see sama elementaarne tõde on see, mida me mitte elus ei taha mitte kuidagi moodi omaks võtta ega sellele alluda. Praegu on piirid lahti, inimesed reisivad. Reisitakse massiliselt, kuidas kellelgi võimalusi on, kellel palju, kes vähe, ja käiakse Euroopat uudistamas, mida seal nähakse või mida seal osatakse näha. Kui me vaatame, et on ehitatud tuhandeid kirikuid, romaani võimsad katedraalid, mis kerkivad maa seest, täis kohutavat väge ja jõudu, ja Gooti katedraalid, mis sööstavad taevasse, siis nendes mõlemis väljendub ühe suure kultuuri, ühe suure religioosse kultuurikontseptsiooni elluviimine esteetikas läbi monumentaalkunsti, milleks on arhitektuur. Need hooned peaks panema mõtlema. Ja kui vaadata seda kivide hulka ja kivide kaalu, mida on sellistesse kõrgustesse kõige kaunimas stiilis suudetud paika panna ja läbi sajandite seisnud tänase päevani, siis nad kõnelevad meile meie kultuuri kõrg- ja suurest ajast. Kristlik kultuur, see on esteetika, see on ainulaadne mõtteteadus, filosoofia, kus on käsitletud inimolendit niisuguse põhjalikkusega ja niisuguse tundmisega, millele kaasaja psühholoogia ei saa veel ligigi kuskile, kui me peame silmas niisugust teadusala nagu moraaliteoloogia. Kristlik kultuur haarab terviklikult kogu inimühiskonda ja kindlasti hõlmab see riiki, arusaamast riiklusest, mis asi on kristlik riik, mis asi on impeerium ja mis on nende ülesanne. Ja kristlik kultuur on loonud kindlasti ühe oma kõige
ainulaadsema loomingu ja selle loomine on olnud kõige raskem. See on homo Christianus, kristliku inimese. Selle ülesehitamine on olnud sajandite ränk töö, sest see on võitlus inimese rikutusega, inimese korrumpeerumusega, inimese patususega. See on meeleheitlik töö olnud selle nimel, et allutada kõik emotsionaalne, kirgede maailmas tulev kõik maine, mõistuse ja tahte valitsusele. Selles on kiriku ajalooline, meeletu, hämmastav, grandioosne kultuuritöö. Selle kõige aluseks on kontseptsioon Jumal inimesest, Kristusest. Eesti kuulub ju hiljemalt 13. sajandist juba suure Euroopa juurde. See, mida me tänapäeval nimetame Euroopa Liiduks, oli keskaegne kristlik impeerium, keisririik, Püha Rooma riik, mille koostisosa me oleme ju sajandeid olnud. Kas me sellest oleme üldse teadlikud? Ja järgmine teema oleks see, kellel on siis õigus rääkida kiriku nimel. Tänane teema puudutabki siis ju kiriku mõistet ja sellepärast me ei saa mööda Kristuse valitsemisest, aga Kristuse valitsemine ei ole teoreetiline, see ei ole abstraktne, see ei ole mingi laiali valguv, ähmane valitsemine, vaid see on konkreetne valitsemine ajaloos ja institutsionaalselt. Kõigepealt kirikus valitseb kord. Ei ole küll keelatud usust inimesel rääkida, aga kujutage ette, et ma hakkaksin, äkki tuleb mul pähe hakata teile loengut pidama südameoperatsioonidest. Näete, siin on kirves, siin on noad, siin on mul mingisugused rätsepakäärid, hea tahtmine on ka, umbes tean, kus see süda on, no mis see ikka on. Lööme kirved sisse ja käärid ja noad ja muuku vaatame. Absurd, eks, loomulikult absurd. Aga miks me arvame, et religiooni ja kiriku teemadel on selline absurd lubatud, et igaüks, kes on piibliraamatu kätte saanud, kukub selle nimel rääkima, tõlgitsema, seletama, õpetama ja ilma igasuguse korraliku süsteemse hariduseta arvab, et tal on õigus avaldada oma arvamust ja sellest arvamusest teha veel kohustust teiste jaoks. See on tõesti absurdum. Austatud raadiokuulaja, ma arvan, et nii lihtne asi peaks olema selge. Rooma katoliku kirikus valitseb selline kord, et kiriku nimel rääkimiseks peab saama piiskopilt loa. Kas sa oled pädev kiriku nimel rääkima? Seega näiteks täna, kui ma räägin Rooma katoliku kiriku teoloogina, ma sealjuures ometi ei ütle, et mul on õigus rääkida Viimseni kiriku nimel. Ehkki on loomulik, et see, mis ma räägin, ei ole mitte minu oma väljamõeldis ega isiklik arvamus, vaid et kirik on minust targem, see, mida ma räägin, on see, mida kirik õpetab. Kas üldse inimesed kujutavad ette ja on kunagi viibinud, ma ei räägigi Vatikani raamatukogust, mis on, kuidas öelda, monumentaalkunsti Egiptuse püramiid, vaid ühe päris tavalise kloostri raamatukogust. Siis iga kloostri raamatukogus me näeme ühte riiulit, kus on meetrite viisi, ma rõhutan, meetrite ja mitte 2-3 meetrit, vaid palju rohkem kirjandust, mida nimetatakse patristikaks. Patristikas on kiriku isade teosed sellest ajast, 1000 aastast, kui professionaalsed, elukutselised õpetlased, kes oma elu olid pühendanud täielikult ja eranditult dogmade formuleerimisele, lahti seletamisele, kogu kristliku kultuuri teoreetilisele mõistmisele. Kas see ladina ja kreeka patristika, ma eeldaksin, et inimene, kes tuleb kiriku nimel rääkima, vähemalt teab, mis asi see on. Kas inimestel on üldse ettekujutus sellest, mida need raamatukogud endas sisaldavad? See peaks panema mõtlema.
ja seetõttu on tihti mulje, et me elame siin Eestis ühel niisugusel lollide maal, sest lollide maad iseloomustabki see, et kõik on asjatundjad, kõik on targad, kõik teavad ja ei ole sugugi nii ebatavaline olukord, kus mõni päris noorukene inimene alla 20 aasta tuleb oma ninatarkusega eluküpse spetsialisti juurde ja hakkab teda õpetama ja ta on veendunud selles, et temal on õigus ja kindlasti ajalooline kirik eksib. Seepärast vaatamegi täna põgusalt niisugust ilmingut kirikus nagu paavstlus. Tavainimesi vihastab väga, kui nad kuulevad, et on olemas niisugune dogma nagu paavsti ilmeksimatuse dogma. Selle peale karjatatakse, kuidas võib ometi üks inimene olla ilmeksimatu. Täpsustagem, 1871. Vatikani kirikukogul võeti vasta dogma või kinnitati dogmana kirikus alati kehtinud arusaam paavsti ilmeksimatusest. Täpsustagem, paavst on ilmeksimatu siis, kui ta kiriku nimel kõneldes räägib moraalist ja õpetusest. Kiriku nimel. See ei keela paavstil omamast ka isiklikke arvamusi, aga vaevalt ühelgi paavstil saab olla isiklikke arvamusi, mis erinevad kiriku õpetusest. Samal ajal need inimesed, kes pahandavad paavsti ilmeksimatuse dogma üle, teadmata, mis see tegelikult on täiesti veendunud selles, et nemad ise on ilmeksimatud kõikides küsimustes igal ajal ja igal pool. Paraku nii see on. Kuulekus paavstile õpetuses ja moraalis on võimas vahend usulises kasvamises, ühenduses Kristusega ja püha vaimuga tema tegelikul nähtaval kujul. Lihaks saamise dogmast lähtub ka tegutsemisvahendite reaalsus. Looja ilmutab ennast ja tegutseb maa peal loomulike vahendite ja jõudude läbi. Selleks õndsusvahendiks ja armuvahendajaks on Kristuse kirik. Kirikule on antud meelevald ja armuvahendid. Armuvahendite jagajateks aga vastavad isikud, preestrid, piiskopid. Kuna on üks kirik, üks õpetus, üks kari, üks karjane, siis on kirikul keskus ja juht, Kristuse asemik, Peetruse järglane apostellikul toolil. Ehkki Kristus on ülemkarjane, teostab ta oma karjase ametit nähtavalt paavsti isikus. Kõik teistsugused õpetused, hereetilised õpetused ja väited, et Kristus juhib neid kuidagimoodi otse, ei ole vastavuses pühakirja õpetusega, sest see on Kristuse alandamine inimlikule tasemele. Pealegi, kas saab nimetada Kristusest juhituteks nii arvurikkaid igasuguseid usulahke, mis on sageli ka omavahel vaenujalal ja ometi väidavad kõik, et neid juhib Kristus otse ja vaimulikul viisil. Või koguni iga inimest otse ja vaimulikul viisil. Kas siis Kristuse ülesanne või huvi on inimesi tema nimel omavahel tülli ajada? Vaevalt. Paavstlus pole asendatav, sest ta on Kristusest seatud vältimatu institutsioon hingede päästmiseks. Kuidas saab inimene austada ja armastada Kristust, keda ta ei näe, kui ta ei austa paavsti kui Kristusest seatud asemikku, kes on reaalne inimene selleks kasvatatud püha kiriku poolt ja pühitsetud ametisse apostellikus järgluses. Vahemärkusena. Me teame ajaloos paavste, kes oma isiku tõttu ei ole olnud väärikad. Kuid kuna me pole kuulekad isikule, vaid õpetusele, siis ka need kurvad juhused, kus näiteks nagu Johannes 23, kes Konstantsi kirikukogul ametist tagandati, rõhutati, et see on isiklike põhjuste pärast, kuid et ta ei ole eksinud
kirikuõpetuse küsimustes. Pange tähele. Asendada paavstust cesaropapismiga nagu klassikalises Bütsantsis või etnopapismiga nagu rahvuskirikutes või demopapismiga nagu usulahkudes ja nii edasi. Siis tekibki see suur segadus, mille tulemuseks on maailmas lõhestunud kristlaskond, kus ei ole enam ühtsust ja järelikult ei saa olla ka ju õpetuslikku ühtsust. Ei ole olemas reaalset kuulekust Kristusele ilma kuulekuseta paavstile ja kiriku õpetusele. Asjatu ja vale on ka kartus siin totalitarismile. Võrdlus, mida individualistlik, liberaalne intelligents püüab teha. Sest oma olemuselt on kirik jumalik institutsioon, kelle aluseks on ilmutus. Ja kaanon, mille eesmärgiks ongi inimliku väärtuse primaat riigivõimu ees. Kogu maailma rikkusi ei saa vahetada hinge vastu, nii kõrgelt hindebu kirik inimest. Ja kogu keskaegne investituuritüli polegi ju midagi muud kui ühel pool kirik, kes rõhutab inimese õigust, teisalt ilmalik võim, kes kindlasti tahaks inimest täielikult allutada iseendale. See oligi keskaegne põhitüli. Kogu piiramatu individualistliku vabaduse enda juured on ju tegelikult selles samas kristluses. Allikat tunnistamata ja nii viib just taoline piiramatu individuaalne vabadus totalitarismi. Seega individuaalne vabadus ilma kuulumiseta ja kuulekuseta kirikule viibki inimese võimu liialdamisele. Ka diktaatoril peab ju olema siis piiramatu individuaalne vabadus. Kuulekus paavstile on olemuselt teine. Tal on alus õpetuslikult ja moraalselt inimisiku suurimate väärtuste säilitamisele ja kasvatamisele. Vaataksime natuke ajalooliselt veel, kuna me teame, et 1054. aastal Ida- ja Lääne kirik lõhenesid, siis mida kirikuisad räägivad Peetruse primaadist? Ida kirikuisad kõigepealt. Süüria Efraim nimetab Peetrust Kristuse poolt pandud kiriku aluskaljuks. Püha Epiphanius nimetab Peetrust apostlite vürstiks. Püha Nissa Gregorius apostlite peaks. Püha Gregorius Theologos kiriku aluseks. Püha Basilius Suur kõikide apostlite alussambaks. Püha Damaskuse Johannes ülemaailmse kiriku peaks ja juhiks. Ja kõige enam püha Johannes Chrysostomos, kes nimetab Peetrust fundamendiks või aluseks, sambaks, kellele Kristus usaldas oma karja. Me näeme, et Ida kiriku kõige suuremad teoloogid rõhutavad Peetruse primaati. Paavsti võim on kõrgem ka kirikukogude omast. Kiriku ajalugu annab selleks oikumeenilistel kirikukogudel selgeid näiteid. Kõigepealt torkab silma, et Rooma paavstid omasid algusest alates primaati kogu kiriku üle. Kirikukogude dokumentide allkirjadest selgub, et Rooma esindaja allkiri on enne kõike. See on veel silmatorkavam siis, kui Roomat ei esinda paavst, vaid saadik, kellel pole piiskopi pühitsustki. Näiteks esimesel kohal isikute seas, kes on alla kirjutanud 7. oikumeenilise kirikukogu otsused 787. aastal, me leiame 2 preestrit Peetruse nimega, kes esindavad paavsti, paavst Hadrianust. Nende nimede järel tulevad alles Konstantinoopoli patriarhi Tarasiuse ja teiste allkirjad. Samasugune on olnud olukord ka teistel kirikukogudel. 3. oikumeenilisel kirikukogul Efesoses 431. aastal leiame kõne, mille pidas Rooma toolil legaat preester Philipp. Ta kirjutab, ütleb, mitte keegi ei kahtle
ja kõikidel aegadel on olnud teada, et püha ja õnnis Peetrus, apostlite eestseisja, ususammas, katoliku kiriku alus, võttis vastu meie issandalt Jeesuselt Kristuselt, päästjalt ja inimsool unastajalt kuningriigi võtmed ja temale on antud võim patte andeks anda või siduda. Ta siiani ja alati elab ja mõistab kohut oma järglastes. Ja niisiis tema sisendust mööda, tema järglane ja asemik, pühim paavst, meie piiskop Celestinus, saatis meid sellele pühale kirikukogule asendama tema kohalolekut. Pange tähele, asendama tema kohalolekut. Paavst Hadrianus esimene aastatel 772 kuni 795 seitsmenda oikumeedilise kirikukogu kaasaegne ikoonide austamise kaitsja formuleerib oma vaateid paavstusele läkituses kirikukogule järgmiselt. Apostlite vürst ise, õnnis Peetrus, esimene esindaja apostellikul kateedril, jättis oma järglastele, kes katkematus järgluses on istunud pühimal toolil, jättes oma apostelliku ja karjaseliku au ja nagu temale oli antud päästjalt, meie issandalt, Jumalalt primaadi võim, nii tema jättis ja andis edasi seda jumalikul volitusel oma järglastele esivaimulikele, vastavalt pärimusele, millega me austame pühi kujutisi. Tsitaadi lõpp. Olgu mainitud juurde. Paavst on Kristuse asemik ja kõik järgmised paavstid on Peetruse järglased. Siin tuleb seda sõnavahet väga täpselt silmas pidada. Sama paavst kirjutab edasi, tsitaat algab. Püha Peetruse kateeder kogu maailmas omab primaati ja on loodud selleks, et olla peaks Jumala kõikidele kirikutele ja nagu püha apostel Peetrus Jumala tõotusi mööda ise juhatas kirikut, nii selle järeldusel oma järglastes alati hoidis ja säilitab sedasama primaati. Tsitaadi lõpp. Kuidas suhtus sellesse seitsmes oikumeeniline kirikukogu? Kirikukogu isad kuulutasid, meie kogu püha kirikukogu, kes oleme Kristuse, meie tõelise Jumala arvamust mööda kogutud ja meie helgeimate ja õigeuskliku imperaatorite heakskiidul võtame vastu Hadrianuse, iidse Rooma paavsti. Seda sama mõtet, mida paavst Hadrianus väljendas oma läkituses 3. oikumeenilisele kirikukogule Efesoses 431. aastal. Paavst Celestinus aastatel 422 kuni 432, kes oli otsustav Nestoriuse eksiõpetuse vastu võitleja. Tema mälestuspäev, mis on 8. aprillil, püha Celestinus Rooma paavst kirjutab oikumeenilisele kirikukogule. Ehkki me asume kaugel teist, kuid oma hooles oleme lähedal kõigile teile. Õntsa apostel Peetruse läbi kõik on kohal olevad. Ehkki oleme kohustatud hoolitsema kõigi eest üldiselt. Me peame minema eelkõige appi hukkuvatele antiooklastele, kelle keskel on nakkushaigus. Ta peab silmas eksiõpetust, mis lõhub kiriku ühtsust. Sama püha paavst kirjutab kleerusele ja rahvale, kes on Konstantinoopolis pärast kirikukogu. Püha apostel Peetrus ei jätnud ka siin hoolsalt töötanuid. Kui kõikidele kohutav katk nõudis haige liikme eemaldamist kiriku ihust, siis meie tõime ka plaastri. Apostellik kohus otsustas kõrvaldada seda, mis solvas meid ja soovis väärtõlgitseda evangeeliumi. Püha Celestinuse vahetu järglane paavst Sixtus III kordab eelkäijat. Sa proovisid selles asjas, mida tähendab mõtelda koos meiega. Õnnis apostel Peetrus andis edasi oma järglastele seda, mida ise vastu võttis. Kes mõtleb eemalduda sellest õpetusest, keda esimesena apostlite hulgast õpetas õpetaja ise.
paavst Leo I suur paavsti primaadist. Pühad Celestinus, pühad Celasius väljendavad mõtet, et Rooma piiskop Peetruse primaadi jõus kinnitab kirikukogude otsused, otsustab palju ilma kirikukogudeta ja võtab vastu apellatsioone sel ajal, kui tema oma otsused on juba apelleerimatud. See teadvus paavsti primaadist on omane algusest peale, kuid pole seatud vastuollu kiriku autoriteediga, vaid nad on seotud omavahel. Leo I on formuleerinud nii: igaüks, kes keeldub allumast Rooma toolile, on sellega juba asetanud ennast väljaspoole Kristuse ihu, see tähendab kirikut. Ei saa olla ülemaailmse kristluse sees see, kes hakkab vastu Nikaia ja Halkedoni kirikukogu otsustele, kirjutab ta imperaatorile. Sama paavst ei kõhkle vähematki, kui oli vaja hukka mõista monofüsiitlik, valeoikumeeniline kirikukogu 449. aastal, mis sai nimeks Röövli sinod. Leo Suurt esindas sellel diakon Hilarius, kes valjult protestis seadusevastaste otsuste vastu. Mitte minutit kõheldes hukka mõista ja kõrvaldada kõik see, mis sellel Röövli sinodil seatud, seega kirikukogu on ainult siis oikumeeniline, kui ta on heaks kiidetud Rooma tooli poolt. Sellele vastab ka kaasaegne katoliku kiriku õpetus, milles kõige selgemalt väljendub tõe muutumatus. Kirikukogude dogmad, otsused, milledega paavstid on nõustunud, nii või teisiti, kui nad ka pole olnud tõelised oikumeenilised kogud, ei saa olla eitatud ega muudetud ei paavsti ega uue kirikukogu poolt. Röövli sinodi puhul ilmneski see, et Rooma tool ei nõustunud, asi, mida peeti iseenesest mõistetavalt vajalikuks juba algaegadel. Rooma tool oli kirikukogudel otsustav ja valitsev hääl. Rooma esindaja Halkedoni kirikukogul piiskop Lucentius teeb järgmise avalduse. Nii nagu mälestuselt õndsa Flavianuse usk on kooskõlas apostelliku tooliga ja isade pärimustega, on püha kirikukogu hukkamõist õiglane, et hereetikute poolt temale pandu pöörata nende endi vastu. Me võiksime siin jätkata pikalt ja pikalt ja pikalt kiriku ajaloo ja dogmade loo, neid lugusid kirikukogudest ja sellest, kuidas kirik pidi läbi terve ajaloo võitlema usu ja õpetuse puhtuse eest. Nii, ja milleks see vajalik on? Kiriku ühtsus on vajalik selleks, et riik, ühiskond püsiks ja oleks ühtlane ega lõheneks omavahel riius olevateks üksikosadeks. Hüppame hetkeks Vatikani teise kirikukogusse 1960. aastatel. Sellel kirikukogul ju samuti käsitleti küsimust paavsti võimust ja tema suhtest kirikukoguga. Formuleeriti õpetuslause, ma võtan kokku peast selle õpetuslause sisu, mis on ülem, kas kirikukogu on üle paavsti või paavst üle kirikukogu. Teine Vatikani kirikukogu lahendas selle küsimuse väga diplomaatlikult ja delikaatselt, formuleerides asja nii, et kirikukogu kutsub kokku paavst ja kirikukogu ilma paavstita ei kehti. Ma arvan, et siin on väga selgelt ja sealjuures piisava diplomaatilise delikaatsusega seesama sisu natukene vähem ärritaval kombel ära öeldud. Et paavst kutsub ta kokku, tähendab, ilma paavsti kutsumiseta kirikukogu ei saagi koguneda. Nii et siin on küsimus selge. Ja veel mõned tsitaadid. Konstantinoopoli patriarh Anatoli ütleb samal kirikukogul, mitte siis sellel Vatikani teisel, vaid oikumenilisel kirikukogul. Mõteldes kõiges ühtemoodi apostelliku tooliga, olen ma nõus otsusega hukka mõista Dioscorus. See on siis Röövli sinodiks nimetatud 449. aasta valeoikumeniline kirikukogu.
samas vaimus teised. Rooma tool on tõe vankumatu sammas. Seega peab paavst just ütlema otsustava selge sõna. Huvitav on siinkohal Honoriuse juhus. Honorius oli Rooma paavst aastatel 625 kuni 638. Olles mitte küllaldaselt informeeritud, idas üles kerkinud teoloogilises mõttes keerulise monothelelismi olemusest, ei andnud ta õigeaegselt vastust, vaid koguni teatud mõttes toetas seda. Ta ei teinud küll mingeid otsuseid monotheletismi kasuks. Monotheletism, see on ühe tahte õpetus. Nii et see juhus ei saa olla vastuargumendiks Vatikani dogmale paavsti ilmeksimatusest, mis puudutab usku ja moraali ning on kohustuslik kogu kirikule. Kuid kõhklemine, soovi puudus, valvsuse puudus on tumestanud kahjuks selle paavsti mälestuse. Igasugune liberaalitsemine, järeleandlikkus, õpetuse moraali küsimustes on lubamatu tõe enda pärast. Ja tõde ise on vajalik selleks, et me elus püsiks ja alles jääks. Euroopa kultuuri traagiline seisund praegu tuleneb nimelt sellest, et kunagi kristlikel Euroopa rahvastel, kes oma ajaloolise pärimuse tõttu seda siiski praegu veel ka on, ütleb ennast lahti sellest vaimsest alusühtlusest. See oleks kindlasti omaette teema. Me võiksime jätkata siin kirikukogu dokumentidest, sest materjali on siin lademete viisi, ma ütlesin, meetrite viisi on kirikukogude dokumente, kirikuisade teoseid. See küsimus on ajaloos väga põhjalikult läbi töötatud. See on küsimus kultuuri, elust ja surmast. See on küsimus lõppeks nende inimeste füüsilisest elust ja surmast, kes selle kultuuri juurde kuuluvad. Meie siin Eestis, kui kristliku Euroopa juurde kuulunud maa ja rahvas, seda juba 800 või ka osaliselt 1000 aastat, meie enda füüsilis-vaimne eksistents kui tervik sõltub nendest samadest asjadest. Siin on, mille üle mõelda. Tänan tähelepanu eest ja lõpuks kuulame benediktiinlaste kloostri palvetamist. Vabandan kuulajate ees, kui selles lindistuses, mis ei ole stuudiolindistus, vaid vahetu lindistus palvetamisest, et seal sees on mõningaid köhatusi, nagu ta loomuliku elu juures ka ikkagi on. Kõike head teile, selget mõistust! Lingua menses
justificationum tuarum, et exquiva meam semper, damni intellectum escutator legem tuam, et custodia mea toto cordem meum, deducvem semita mandatorum tuorum, quia ipsam volui, inclina cor meum in testimonia tua, et non in avaritia, averte oculos meos de fideat vanitate, in via tua vivificame, salve servo tuo eloquium tuum, in timore tuo, amputa opprobrium meum quod suspicatus sum, quia judicia tua iucunda, ecce concupidi mandata tua, in equitate tua vivificame. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et veniat super me misericordia tua, Domine, salutare tuum secundum eloquium tuum, et respondebois probantibus mihi verbum, quia speravi in sermonibus tuis, et ne offeraste ore meo verbum veritatis usque quaque, quia in judicis tui super speravi, et custodiam legem tuam semper, in saeculum et in saeculum saeculi, et ambulabam in latitudine, quia mandata tua exquisivi, et loquevar in testimoniis tuis in conspectu regum, et non confundeba, et meditaba in mandatis tuis, quae dilexi, et levavi manus meas ad mandata tua quae dilexi, et exercebar in justificationibus tuis. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Memores o verbi tui servo tuum, in quo mihi spendedisti, ec me consolata est in humilitate mea, quia eloquium tuum vivificavit me, superbinique agebantusque quaque, a lege autem tua non declinavi, memo fui judiciorum tuorum a saeculo, Domine, et consolatus sum, defectio tenuit me, pro peccatoribus de delinquentibus legem tua, cantabiles mihi erant justificationes tuae,
et custodivi legem tua, et facta est mihi, quia justificationes tuas exquisivi, gloria Patri et Filii, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Laus et perennis gloria Deo Patri et Filio, Sancto simul Paraclito in saecula saeculorum. Deo gratias. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Laudemus et super exaltemus eum in saecula. Christe eleison, Kyrie eleison. Sed libera nos a malo, et cum spiritu tuo. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.